Sul veel soovi avada. Jah. Kuigi nad tahab nüüd. Kohtub kohalikkuse maa peal. Lepik ütleb, et pole kellelt rikki. Aga see tiibuse pole ikka üles saanud enam või? Mis asju? Vireeli asju. On. Kus? Tiibus mäe. Järgmine salm on. Laske kätest lahti. Kuigi see on seaduse rikkumine. Harri, kui te räägid video, sa oled rohkem ka kaasa. Ei olnud Katrin see viimane. Katrin pole seekord lähtud. Mida? Ei saa praegu. Lõpuks siis Julius Leht selleks polki. Rahatas. Ma ei saanud oma abu. Upsti. Hoia, vormis. Siis jälle elavad maalaid. Elavad nad lahti. Ei tea, üks on nohukul, üks on kaaluprobleemi. Need müürid tulid, üks jupp seal müüriga jäi ka alles. Lapsed ehitasid omale sinna ise maja. Lammas tahab seda sööpiirkutta pügaja järgi. Mina ei ole jah, nüüd on see 2 kappi seal. Katsuge sama edukalt välja jõuda, kui mina sisse jõudsin. Et kormoran, Arvi, kormoran. Kuule, sul võib-olla 300 aastat ära.
Kalamehe ja Saaremaa siis ei ole. Ega see vene keel ei ole Orapuolella pillimees. Käi 2 nädalat mida Kiviaadi okastraate. See on õige küll. Aga näiteks kaks kõige vähemalt punkti on teil tegelikult üks Kihnu ja teine on see Häädemetsi kohtus. Kihnust on 54, ma ei saa mõtlesin. Miks ma ei saa? Kas armas sõber tahad saab, ka meie seltsi heita. Nüüd otsime omade seast. Sina otsid ja igaüks otsib oma. Ja mina leidsin ja sina leidsin. Me lähme ruumites lõikama, kes saab kuud lõita. Vaid jaksab silme tahad saab, ka meie seltsi heita. Ja mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Ja mina leidsin ja sina leidsin, kes oled tuu jääd ilma. Siis tuli üks kornik, nii pikk ja nii lai. Ja vihaselt küüned mul kõrisse lõi. Küll mina teda palusin, aledaste olusin. Asjata jäi kõik, asjata jäi kõik, asjata jäi kõik, asjata jäi kõik. Mind kui tühja jahukotti aledaste klopiti. Ja kui vana lõhpnud rotti soolaputka topiti. Küll oli küll ja putkas rotid alleha. Tühjaks tein minu rahakoti alleha. Hommikul kui koju jõudsin alleha. Küll mind naine hirmsalt sõimas alleha. Kus sa käisid võrguline? Seda nüüd olen ette, ta naisukene. Kus sa minul selle öökül vedelesid? Kas sa mõnda lõbulindu liibitsesid? Ei, mis sa nüüd on jumal, küll olen ikka meistri. Saame sõpradeks. Ja küll, tere. Ja hüppame kaasa. Ta nüüd võtta. Kadri käest, kas ta on nüüd lahutusega enne? Kas ta on? Oi jumal, kepiga panevad. Kas tal on muidu äkki naine olemas? Selle peale palju. Olge homme jälle. Ma ka veel täna siin rääkisin, on Siseministeeriumi hasartmängumaksust laekuvad vahendid, mida me oleme eriliselt ka väikesaarte puhul rõhutanud, kus võiks olla saarte aktiivsus oluliselt suurem ja viimane näide paar nädalat tagasi, kui me saime ainult 350 000 krooni ühele projektile, mis läks Kihnu koolimajja eraldada, aga tegelikult me oleks saanud teha ligi 2 miljonit krooni otsuseid. Tahavad elada ikka igal pool ühtemoodi, sest makse maksavad ju kõik ühtemoodi. Ja me tahame, et ka meil saartel oleks elu kvaliteet, et me saaksime siin korralikult töötada, et me ei peaks sõltuma ilmast, me ei peaks sõltuma transpordiskeemidest, et see kõik oleks niisugune normaalne, nii nagu inimesed elavad. Muidugi on siin ka palju eeliseid saarte
suurepärane elukeskkond. Ma soovitan kõigi linnainimestele mõelda sellega, et mingi ära maale elama, tulge ära saartele elama ja... Valgevene lipu peale, kas 32. aastani oli siis 4 keeles Koidimaade proletaarlast ühine keel. Leedu, Valgevene, Ukraina ja juudi keeles, jah. Kõigepealt võeti siis see idisselas, kõigepealt. Ja siis ma ei tea, mis seal lõpuks jäi ikkagi ainult Vene ja Valgevene. Ja. Liidus oli 320 pilditehast. Ja nendest ainult üks oli täiesti ise see originaalne Kehras ja tead mis pärast? Seal tehti vilti mõlemale jalale. Jah, tõsiselt. Jah, sest Vene lubi ja viltil... Oli täiesti ühe nogune. Ja võta nõustav oli selle Kehra kaup siiski, noh, aristokraadi vildid. Jah. Missugused nüansid. Aga uskumatult... Kommunist käib ühte jalga ju. Uskumatult ainult üks oli siiski. Vatas ütles noormees ilusti, et kommunistid käisid ühte jalga. Ühte jalga, jah. Sest sellepärast ei olnudki vaja 2 jala vilti. Toivul oli mingisugune paat kõrveti. Sellise Kiko. Fortuna või Kiko. Ja Toivul vist eelmistel õhtul pidu pidanud ja hommikul kiiruga tulek. Kurat, merekaardi oli unustatud koju kapi peale. Ja Vispi sadamas sisse sõita, aga vaat nüüd ei tea täpselt, kuidas sõita. Ja aga meri oli üsna sant olnud, suurem reisiseltskond oli kõik haige ja Toivu ei tea, kuidas sisse sõita. Rahvas suurem osa kõik haige seal all, aga siis üks Tiirimetsa kooliõpetaja oli tulnud selle kipperkajuti ukse vahele ja vaatad, ja ise tahavad kaptenid ja meremehed olla. Ja nüüd ei oska sisse sõita. Ja ei osanudki sisse sõita, kuni üks kaubalaev oli mööda sõitnud. Ja siis oli raadioteel küsinud, et kuule, et Eesti poiss, mis sa siin ulbid, kurat, juba tükk aega. Ta oli siis tunnistanud üles, et kurat, kaart ei ole ja ma ei oska sisse sõita. Mõistus sai ots. No mis siis, võta mu sleppi ja